Tere, head kolleegid! Tervitusi siis ka Narva poolt siia. Kuna meil on ikkagi tegemist kultuurifoorumiga, siis alustaks kultuurist. Põrkudes natukene hea sõber Ansoori ettekandest, millega me täna siin alustasime ja mis oli väga inspireeriv ja huvitav, mõtisklesin ka mina selle üle, mis on kultuur ja selle üle, et kultuur on inimtegevus ja kindlasti selle tulemus, et on erinevad kultuurid erinevatel ajastutel, on erinevatel rahvastel. Meie kultuuriruum on tihtipeale seotud keelega, eestlaste identiteet on seotud eesti keelega, mitte kõikidel rahvustel see nii ei ole, mitte kõikidel kultuuridel see nii ei ole. Ja kui ma võtsin välja kultuuri definitsiooni, et kultuur on inimese, neid on küll hästi palju, aga ühe neist siis. Kultuur on inimese tegevus, inimese loodud, kultuur hõlmab keelt, teadmisi, oskusi, traditsioone, uskumusi, väärtushoiakuid, moraali, kombeid, õigust. Vahetaks sõna ära, paneks ette haridus. Vaatame, kas tuleb välja. Haridus hõlmab keelt, teadmisi, oskusi, traditsioone, uskumusi, väärtushoiakuid, moraali, kombeid, õigust. Või oli see kultuur, või oli see haridus, või ongi haridus kultuur ja kultuurharidus. Kuhu ma jõuda tahan, on see, et kui me räägime erinevatest haridusmuutustest, minister alustas siin teemaga ka eestikeelsest aineõppest ja sellele üleminekust, siis me kipume rääkima eraldiseisvatest asjadest, justkui. Et nüüd me räägime eestikeelsele aineõppele üleminekust. Või eile keset seminari helistab mulle ERR ja palub kommenteerida, et kuidas nende eksamitega nüüd ikka lood on ja et kas peaks olema protsendisüsteem või peaks olema lävend põhikooli lõpetamisel, gümnaasiumisse astumisel või ei peaks. Siis me astume veel 2 sammu kuhugi paremale, on veel mingi eraldi teema ja me alustame justkui jälle otsast peale, siis mulle tundub, et kui me niimoodi jupiti võtame, siis me jäämegi hulpima mingite juppidena, millel ei ole ühisosa, millel ei ole omavahelist loogilist seost, mida ei hõlma kultuur, see ühine koolikultuur, vaid mis justkui on mingisugused kellegi välja mõeldud teemad, mis ju tegelikult on kõik väga olulised. Kui ma räägin koolist, siis millest me üldse räägime? Me oleme harjunud rääkima õppimisest, õpetamisest, aga tegelikult on kool seesama kultuuriruum ja sellesse kultuuriruumi kuuluvad koolipidajad, koolide juhtkonnad, õpetajad, koolide kollektiivid, lapsevanemad, õpilased. Nemad koos loovad selle kultuuri, nemad koos loovad selle kokkuleppe, mida selles konkreetses koolis kultuuriks peetakse, selle kooli kultuuriks peetakse. Jah, loomulikult on üldine raam, mis on samamoodi kokku lepitud. Miks meil on sellised ained põhikooli riiklikus õppekavas või teistsugused? Miks matemaatikat õpetatakse täpselt nii palju või emakeelt nii palju? See on kokkuleppe küsimus. See on meie koolikultuuri küsimus. Ja selleks, et koolikultuur oleks väärtusi kandev, selleks, et koolikultuur toetaks kõiki neid muudatusi, mida me tahame ju tegelikult teha selleks, et õpilane oleks tulevikus, ka loomulikult kooli ajal, aga ka tulevikus ennast juhtiv, suudaks paindlik olla, omaks teadmisi, oskusi ja kõike muud. Selleks peavad need sihtrühmad teadma, mida ja miks koolis tehakse. Selleks peavad nad teadma oma rolli selles protsessis ja kõikidel nendel sihtrühmadel on eri roll ja ma arvan, et kui me vaatame ükskõik mis tahes muutust haridussüsteemist, me peamegi lähtuma nendest erinevatest rollidest ja nendest erinevatest sihtrühmadest. Eesmärk on muidugi üks, aga seda peabki teadma, selles peabki kokku leppima selles konkreetses koolikultuuris. Peab omama oskusi ja tahet oma rolli parimal moel kanda ja omada võimalusi õppida ja eksida
ja eksimine on väga inimlik ja väga tervitatav. Mitte nimelt eksimine, aga ma arvan, et keegi meist ei eksigi nimelt. Eksimused tulevad siis, kui me midagi teeme, kui me midagi julgeme teha. Ja kõige olulisem on professionaalsus, aga minu arvates professionaalsus ongi üks professionaalsuse osi või osasid ongi see, et me tajume oma rolli ja oma mänguruumi selles kultuuriruumis. Põhikooli riiklik õppekava, täitsa tore dokument. Meie õppekavad on küll muudatuste tegemisel ainel praegu ka samamoodi, aga ma arvan, et meil on päris hea riiklik õppekava. Ja kui me nüüd vaatame, mis riiklik õppekava tegelikult koolile ette seab, siis nagu näete, et põhikool on hariv, tal on hariv ja kasvatav ülesanne, ta peaks olema eakohaselt tunnetuslik, kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne areng peab olema tervikuna kaetud, liikumisaasta siia juurde oma liikumisteemadega. Ta peab olema turvalist ja positiivset mõju ja arendavat õpikeskkonda pakkuv, peab olema väärtusi kujundav. Ta peab suutma toetada õppijat jätkama järgmisel haridustasemel ja mitte ainult järgmisel haridustasemel, vaid elukestvas õppes. Ja ta peab toetama kooli ja kodu koostööd. Ja alles siis 7. punktina tuleb keel, jah, loomulikult ka põhiseaduses öeldud, et Eesti riik on eesti keele ja eesti kultuuri kaitsja ja arendaja. Niimoodi peab ka Eesti kool loomulikult seda olema. Aga just see on näide sellest, et kui me räägime jällegi ka eestikeelsest aineõppest või mis iganes koolikultuuri muutusest, siis see on tervik ja seda ei saa vaadata eraldi. Ei saa jätta oma kooli loomulikult reklaamimata. See pilt siin paremal pool on veel lihtsalt pilt, sellepärast, et seda maja veel alles ehitatakse. See on Narva Eesti Riigigümnaasium, mille maja ilmselt saab valmis alles jaanuaris järgmisel aastal. Aga mis on siis meie kooli põhitegevus ja eesmärk? Jällegi, õpilase individuaalsuse arengu toetamine. See on see, et meie õppija oleks valmis elukestvaks õppeks ja teadlikuks karjäärivalikuks, suutlikuks rakendada kriitilist analüüsioskust mitmekesises teabekeskkonnas, valmidust kodanikujulguseks ja ettevõtlikkuseks, et tal oleks soov hoolida endast, kaasinimestest, ümbritsevast keskkonnast ja et me teeme koostööd kõikide erinevate sihtrühmade, asutuste ja ettevõtjatega, kes meie ümber on. Seda selleks, et kooli lõpetaja oleks maailma muutev ja oleks valmis selles muutuvas maailmas toimetama. Ühelt poolt tal on siis julgus ja tahe ise muuta, teiselt poolt on tal arusaamine sellest kultuurikeskkonnast, sellest kultuurist, kus ta toimib, nendest reeglitest, mis selles kultuuris kokku on lepitud. Ja selleks peab ta olema loov, koostöine ja laia silmaringiga, ehk siis kui me kohe hakkame arutama ka, mis on need kultuurisündmused või kultuuriteema, kuidas kool ja kultuuriasutused saavad koostööd teha, siis kindlasti on siin see koht, kus kõik ümberringi partnerid saaksid toetada kooli ja peaksid kooli toetama ja kool peaks olema valmis avatult nende partneritega koostööks. Et kohaneda on õpilasel vaja õpioskusi, enesemääratlust, tulevikuoskusi ja ennast juhtivust. See on üks Eesti kooli tugevusi, aga kindlasti me peame sellele ka veel keskenduma. Õpilane peaks olema elujaatav ja tervisest hooliv, uskuma tulevikku ja unistama suurelt. Et muuta maailma, on tal teadmised ja oskused, hoiakud ja väärtused, julgus ja võõrkeeled ja ta peaks olema uudishimulik ja olema huvitatud maailmas toimuvast vähemalt, kui siis mitte mingitest suurtest muutustest. Kuidas me siit edasi saaksime minna, et meie Eesti kool oleks neid väärtusi kandev, mida me tahame, et ta kannaks, et meie õpilane oleks selline, nagu ma just kirjeldasin, kes kooli lõpetab, et olgu see siis eestikeelne aineõpe, olgu see siis ühtne koolisüsteem,
olgu see mis iganes muu väljakutse, kas või väikeste maakoolide säilitamine, mis on ka praegu suureks teemaks, või riigigümnaasiumite loomine, mis toob ka haridussüsteemi erinevad võnked. See kõik lähtub sellest ja lähtub selleks, et meil on see väärtusruum, mida kool peab kandma, mida kool peab kujundama ja just selles keskkonnas toimetama, selles kultuurikeskkonnas, mis meile siin riigis antud on. Me räägime sageli justkui me alustaks midagi otsast peale. Ansoori jälle oma ettekandes viitas sellele, et haridus peab tegelikult arvestama eelmisi kogemusi, eelmiste põlvkondade kogemusi, eelmiste põlvkondade tarkusi, ka eksimusi. Kogemused ei pea olema alati positiivses mõttes kogemused võivad ka olla negatiivses mõttes, aga kindlasti peab olema võimekus siis vaatama ka edasi. Meil on väga palju kogemusi Eesti koolis ja jällegi me peaksime need siduma ühte tervikusse, ühte hariduslikku kultuuriruumi. On see muutuva õpikäsituse juurutamine, kaasav haridus, keelekümblus või lõimetud aine- ja keeleõppe, eesti keelest erineva kodukeelega laps eestikeelses koolis, mis on nüüd Ukraina kriisi süvenedes täiesti tavapärane juba meie haridussüsteemis. On see väärtusprogramm ja hea kooli mudel või kiusamise vaba kool, mis ju ka tugineb just nimelt nendele väärtustele ja hoiakutele, et me peame üksteisest lugu, et me oleme üksteise suhtes viisakad, et me märkame, kui midagi on valesti. On see ettevõtlik kool või tervist edendav kool. Kõik see on meil hariduses olemas ja me peaksime selle suutma siduda ühte kultuurivihku ja kasutama ära kõige paremal moel. Juba oma 6-7 aastat tagasi Haridus-Teadusministeeriumi eestvedamisel koostati muutuva õpikäsituse mudel. Õieti siis see, mis peaks koolil olema silme ees, mis peaks meil haridussüsteemis olema silme ees, milleks me midagi teeme ja mille pärast me midagi muudame. Ja nagu te näete, seesama kultuur, koolikultuur on seal keskmes. Koolikultuurist sõltub õppija areng. Koolikultuur on eestvedamine ja koolielu korraldus. See on õppesisu ja õppekäsitus. See on õpetajate professionaalsus. See on füüsiline ja vaimne ja sotsiaalne keskkond. See kõik on see koolikultuur, mis tuleb ükskõik missuguse muudatuse tegemiseks kõigepealt paika panna, kõigepealt kokku leppida ja mitte ainult kokku leppida, vaid seda siis ka rakendada. Ja muutuvus on üks osa meie igapäevase elu osasid, on need tööturu muutused, ühiskondlikud muutused, tehnoloogia areng või poliitilised valikud, mis meil kohe-kohe ees seisavad, sest et kui ükskord valimised läbi saavad, siis me hakkame paljuski nägema, kas eestikeelsele aineõppele üleminek jätkub samamoodi, nagu ta praegu plaanis on. Kui ei jätku, siis kuidas ta jätkub sest ma olen kindel, et jätkub. Mis juhtub edasi nende samade eksamitulemustega, millest teile räägiti, või põhikoolide paiknemisega maapiirkondades? See kõik selgub pärast 5. märtsi juba palju täpsemalt, sest poliitilised valikud on ka üks osa meie kultuuriruumist, demokraatliku ühiskonna kultuuriruumist ja see on täiesti normaalne. Aga kool peab tulema sellega toime, säilitades oma kultuuriruumi, arendades seda, õppides ja tagades seeläbi õpioskused, koostööoskused, enesejuhtimise, mis iganes ainealased teadmised ja oskused, mida noor vajab. Ja seda ikka selleks, et ta oleks jätkuvalt elukestev õppija ja ennast juhtiv. Mis on koolikultuur? Seesama, mis on kultuur, sealt ma alustasin, et mis asi on kultuur, mis on haridus. Koolikultuur on normide, väärtuste, tõekspidamiste, rituaalide, sümbolite, lugude kogum, mis moodustab kooli oma näo. Ja selleks, et mitmekesisus, täna me räägime siin ka kultuurilisest mitmekesisusest muuhulgast, ka sellest, et meie seas elab erinevaid rahvusi, kellel on
mõnes mõttes oma kultuur, aga kes peavad kohanema meie kultuuriruumiga, meie koolikultuuriga. Ja me teame tegelikult neid näiteid, et see on olnud üks suuri väljakutseid, kui me näiteks kas või praegu Ukraina teemat räägime, siis kui rääkida nende koolijuhtidega, kes praegu juhivad Ukraina koole, siis üks peamisi väljakutseid on Ukraina noortele olnud kohaneda Eesti koolikultuuriga, kohaneda selle kultuuriruumiga, mitte keeleõppe, mitte matemaatika õppimine, mitte oma emakeele õppimine või mõne muu aine õppimine, vaid selle koolikultuuriga, selle kultuuriruumiga kohanemine. Ja see on olnud märksõna. Kuidas see kujuneb, see mitmekesine kooliruum? Kogu koolikollektiiv peab teadma ja uskuma, tõepoolest uskuma, sest kui sa ei usu, siis ei juhtu mitte midagi. Jällegi viidates Ansoorile, ka tema ütles, et me näeme inimeste väärtusi nende tegudest, sest inimene tegutseb ja toimetab vastavalt oma põhimõtetele, vastavalt oma hoiakutele ja väärtustele. Seega peab uskuma, peab tegelikult neid väärtusi omama ja siis saab ainult viia ellu seda muutust. Vastasel juhul seda lihtsalt ei juhtu, sest sa võid mingisugusel hetkel olla positiivse näoga, sest sa oled ära õppinud, et nii peab, aga kui tegelikuks eluks läheb, siis löövad sinu väärtushinnangud ja hoiakud välja. Eesti keel on kooli väärtus ja see on kogu kooli loomulik osa. Eestikeelse suhtluskeskkonna loomine on oluline nii klassiruumis kui koolis, aga ka teised keeled ja kultuurid peavad olema väärtustatud, sest see on ka Eesti kultuuriruumi osa, et me oleme mitmekultuuriline riik, me oleme mitmekeelne rahvas. Meie tegutsemine koolis on tihedalt põimunud selle väljaspool toimuvaga, selle kultuuriruumiga, mis on kooli uksest 100 meetrit, kilomeeter, 10 kilomeetrit, 100 kilomeetrit, mis iganes ruum, mis on võib-olla Pariis, võib-olla New York, võib-olla Nuustaku ja võib-olla naaberkool või naaberkontserdiasutus või naaberrahvamaja või naaberraamatukogu. Erinevate keelte ja kultuuride õpetamine peab olema loomulik tegevus, see ei tohi olla kunstlik, sest jällegi, kui me ei toimeta oma väärtuste põhiselt ja kui me ise ei usu, et see on loomulik osa haridusprotsessist, siis me ei suuda eladeski seda õpilastele selgeks teha, et see on oluline. Eesti kooli on võimalus õppida ka teisi keeli välja, me ei räägi siis võõrkeeltest, vaid emakeeli ja kultuuriõpet. Selleks peab olema vähemalt 10 õpilast ühes omavalitsuses ja siis tagatakse omavalitsuse poolt siis ühes või teises koolis keele- ja kultuuriõppe. See on olnud võimalik väga palju aastaid, aga kahjuks ei ole see realiseerinud minu teada praegusel hetkel mitte üheski koolis praktiliselt ja see põhjus on selles, et riiklik õppekava on tegelikult koolide poolt nii ära täidetud, seal on valikuvõimalusi nii vähe, et õpilased ise ja vanemad ise ei vali seda oma keelt ja kultuuri selleks valikaineks, sest et on nii palju teisi asju, nii palju teisi aineid, mida tahetakse õppida. Kunagi rääkisin ühe lapsevanemaga küsides ta käest, miks nad ei küsi selle oma emakeele õpet. Ta ütles, et jaa, meile pakuti seda, aga sellisel juhul ma pean valima, kas minu laps läheb robootikatundi koos teiste klassikaaslastega või läheb oma emakeele ja kultuuritundi. Ja ma tahaks, et ta läheks robootikatundi, sellepärast, et see on tulevikuoskus, mida ta vajab ja väärtustab. Ehk siis tegelikult peaks koolis, ma arvan, mõtlema ka sellele, kuidas luua see keskkond, et ei peaks tegema alternatiivseid valikuid robootika ja emakeele vahel, sest ka robootika on oluline, ka need teadmised on olulised ja väga huvitavad, aga need ei peaks omavahel võistlema. Ja selle kõige taga on koolijuht, kes siis ikka oma saba kergitab, kui mitte ise, ehk siis ma arvan, et koolijuhist algab kõik. Ma arvan, et Eestis on koolijuhtimine väga-väga heal ja kõrgel tasemel. Koolijuhile on antud väga suur autonoomia riigi poolt, ka riikliku õppekava poolt, ka kooli korralduslikes küsimustes. Koolijuht on see, kes loob visiooni koos
oma meeskonnaga, koos nende sihtrühmadega, kellest me alustasime, loob selle koolikultuuri ja hoiab seda koolikultuuri. Ta loob selle kogukonna, toetab selle püsimist just jällegi selles konkreetses kultuuriruumis. Ta arendab juhtkompetentse, ta õpetab juhtimist, juhib õpetamist ja mitte ainult õpilastel, vaid ka õpetajatel, sest ainult nii toimub tegelikult reaalne õppimine, kui ka õpetaja õpib. Ja kindlasti tagab ta selle kooli süsteemse toimimise. Kokkuvõtvalt tahtsin tänasel kultuurifoorumil tuua välja hariduse osa või õieti kultuuri osa hariduses või hariduse osa kultuurist ja sellest, et me tegelikult räägime ühest kultuuriruumist. Me räägime ühest ühiskondlikust kultuuriruumist, me räägime ühest inimlikust kultuuriruumist, sest kool pole ju mitte midagi muud kui see koht, kus käib koos väga palju inimesi, väga palju õpilasi, väga palju õpetajaid, kellega on seotud väga palju lapsevanemaid, erinevaid teisi sihtrühmi. Et see kultuur on äärmiselt oluline ja kui me alustame ükskõik mis muudatuse elluviimist või jätkame ükskõik mis muudatuste elluviimist haridussüsteemis või tegelikult ükskõik kus mujal, siis me tegelikult peaks alustama väärtustest, me peaks alustama kultuurist ja kui me sellest alustame, siis me jõuame õigesse kohta, sest siis me usume tegelikult ka, mis me teeme. Kui me alustame üksikutest tegevustest ja mingitest väikestest juppidest, siis me ühel hetkel jõuame selleni, et me enam ei saa aru, mida me teeme. Et soovin meile kõigile head haridust, head kultuuri ja tugevat enese mõtestamist selle kultuuriruumi iseenesele loomisel ja selle teadvustamisel ja edasikandmisel kõigile, kes meie ümber on. Aitäh!